sellel ajal Käsmu surnuaed ainukene kogu ümbruskonnas. Ja üks viimastest Palmsemailt Käsmu toodud surnutest oli rehepapp Madi vanamoor Tiio, kes oli surnud Palmse tõugul ja on Kasperviiki maetud 29. oktoober 1729. Nii kui üks pääsutee läheb endest kõrgele, et vaevalt näha veel jääb üles ees. Nii on meil elutee, mis läheb taevasse, nii kui üks pääsutee läheb kõrgele. Nii on meil elutee, mis läheb taevasse, nii kui üks pääsutee läheb kõrgele. Suu üle Jumal valvaku, mu armas Isamaa. Ta olgu sinu kaitseja ja võtku rohkest õnnista, mis siia ette võtad sa, mu kallis Isamaa. Laev uljad sulgu mere poole tüüri ja ookeani jõudis hommikul. Kas sa praegu filmi? Jah, filmi. Ja 1887. aastal valmib Käsmu merekooli hoone, seesamane torniga hoone, mis on tänase päevani säilinud. Väga huvitav on märkida, et siin on ka veel järgnevad kaptenid selle fotole sattunud. Mitä sa praegu teed? Filmid? Sinu ilu vaja, sinu rahu vaja. Valikusse, valgusse, puhtusse minna suudan, kui ületan enda sinusse usun, kui kindlasse minna ära, siis minema lendan. Kõik, mida tunnen, pean vaikima maha. Sina vaid vaikuses vajad. Ja vaatame nüüd seda asetust. Vaata see osa nüüd, võrdneme nukas siia Kabelimäe poole, siin on veel mets kõik on veel peal on. Nii, ja nüüd siin on Kabelist lõuna poole, see on nüüd põldude ala ja põldude ala on küllaltki suur olnud siin tollel ajal. Ja nüüd siit läheb Kabelimäe tee ja see tee läheb nüüd, see on aastasadu olnud see tee, mis viib külast välja
Kiripõllu tee nii nimetatud. Ja seda teed, mida käisid aastasajandid Käslu rahvas, käisid maaküladesse